Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Veiko Arumäe. Me räägime uuest loodust ja täna võtame ette sükse teema, räägime, kuidas valitseda patu üle. Ja ma loen kolosslastele kirja 1. peatükist ja 26. salmist. Seda saladust, mis oli varjul endiste ajastute ja sugupõlvede eest, aga nüüd on avalikuks tehtud tema pühadele, kellele Jumal tahtis teada anda, milline on selle saladuse auhiilguse rikkus paganate seas, see on Kristus teie sees, auhiilguse lootus. Seda me kuulutame, manitsedes igat inimest ja õpetades igat inimest kõiges tarkuses, et valmistada igat inimest täielikuks Kristuses. Nüüd üks asi, mis vahetevahel kristlased ei ole mõistnud, on see, mis neil täna juba olemas on. Ja siin ta räägib ka just sellest, et Kristus on meie sees. Ja see on olnud üks saladus, aga see on avalikuks saanud meile, kes me oleme pühad. Ja Jumal on teinud iga kristlase pühaks, tegelikult ütleb. Ja nüüd me näeme seda, et see on midagi sellist, mis täna on. See, et me oleme Kristuses, me elame Kristuses, meie sees on Kristus. Ja nüüd see fraas jookseb piiblis päris mitmes kohas läbi. Ja see on põhjusega. See on sellepärast, et me teaksime, mis me omame, et me teaksime, kes me oleme ja mis potentsiaali ja võimekuse, mis Jumal täna meile on andnud. Ja väga paljud kristlased näevad iseennast nagu sükese väga viletsa ja saamatu ja võimetuna, kes üritavad kuidagi Jumala käest midagi välja manguda. Nüüd see on väga vale suhtumine. Me peame nägema ennast sellega, kes Jumal meid teinud on. Ta on teinud meid uueks looduks Kristuses, ta on teinud meid juba täna võitjaks, ta elab meie sees, see tähendab seesama tema tugevus, tema potentsiaal, tema tarkus, tema varustus, see on juba kõik meie sees täna olemas. Nüüd mõni küsib, et no ma ei näe seda ju kuskil toimunud. Nüüd siin ongi sama, et meie usk on see, mis toob sellega loomuliku maailma esile. See, et me otsustame uskuda seda, otsustame seda rääkida ja me saame seda ka praktikas nägema aina rohkem ja rohkem. Nüüd, kuna me tegeleme täna sellega, et kuidas valitseda patu üle, siis Rooma kirja 5. peatükk ja 17. salm ütleb niimoodi. Sest kui ühe inimese patu langemise tõttu surm on valitsenud selle ühe läbi, kui palju enam peavad need, kes saavad armu ja õiguse anni täiuse valitsema elus selle ühe Jeesuse Kristuse läbi. Nüüd, mul meeldib väga palju lugeda ka väga huvitavat tõlget, see on siis laindud tõlget. Ja see ütleb selle salmi koha peal siis sellisel kombel. Sest kui ühe inimese üleastumise eksimuse süüteo tõttu valitses surm selle ühe kaudu, kui palju enam valitsevad elus kuningatena need, kes võtavad vastu Jumala ülevoolava armu, teenimatu soosingu ja õigeks mõistmise anni, mis seab nad õigesse seisusesse tema ees ühe ainsa inimese Jeesuse Kristuse messia võitu kaudu. Nüüd siin on päris mitmeid erinevaid nüansse, nagu see tõlge tegelikult toob välja, ta toob just need sünonüümid kõrvuti, aga ta ütleb ühe väga olulise fraasi, ta ütleb, et kui palju enam, see on nagu meie eestikeelne ütleb ka, me peame valitsema. Aadam oli see, kes lasi patu tulla siia maailma, alguses ka enda ellu ja siis selle kaudu ka kogu maailma ja patt hakkas valitsema, selle kaudu ka surm hakkas valitsema. Nüüd ta ütleb, et meie, kui me oleme Kristuses Jeesus, siis me oleme need, kes peame valitsema patu üle ja peame valitsema ka surma üle. Nii et mõni ütleb, mismoodi sa valitsed surma üle, et kuule, igaüks ühel päeval sureb. Muuseas, me peame meeles pidama seda, et meie sureme füüsiliselt. Aga me läheme ühel päeval taevasse ja me elame igavesti juba praegu tänasel päeval. Nii et selles mõttes me valitseme. Ja see, millest ta räägib tegelikult väga palju, see on ka see, mida see patt ja surm on toonud, see on ka tegelikult siia maailma toodud haigused, ka puudus, kõik negatiivne rahutus, hirm, segadus, kartus, kõik võimalikud sellist tüüpi asjad ja nende asjade üle meid on kutsutud valitsema. Kuna me täna tegeleme just selle patu teemaga, siis meid on kutsutud ka patu üle valitsema.
See ei ole niimoodi, et kristlasena, mis mina saan teha, eks me kõik ju teeme kogu aeg pattu ja iga päev teeme pattu ja mõned inimesed nagu nende nii-öelda palveelu koosnebki on sellest, et kõigepealt nad alustavad sellega, et tunnistavad seda pattu ja paluvad seda pattu andeks ja mis iganes. Nagu öeldakse, kui sa oled tõesti eksinud, sea oma asjad korda, aga iva on sellest, et me ei peaks olema kogu aeg selle meelsed ja me teeme kindlasti ilusalt pattu ja palju pattu. Jumal on meid kutsunud elama püha elu ja andnud meie sisse oma püha vaimu ja andnud meile võimekuse valitseda patu üle. Ja see on väga hea, et sa ei öelda just, et ta on andnud meile selle võimekuse. Ja Kolossa 3.1 loen siit kohe, et kui te nüüd ühes Kristusega olete surnust üles tõusnud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Mõelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal, sest teie olete surnud ja teie elu on varjul ühes Kristusega Jumalas. Kui Kristus, meie elu, saab avalikuks, siis saate ka teie ühes temaga avalikuks au sees. Sellepärast surmake oma maapealsed liikmed, hoorus, roppus, kired, pahad himud ja ahnus, mis on ebajumala teenistus. Nende pärast tuleb Jumala viha. Nende sees käisite muisse, ka teie, kui elasite neis. Ent nüüd jätke teiegi maha see kõik, viha, ärritatavus, kurjus, pilkamine, ropud sõnad oma suust. Ärge rääkige valet üksteisest, sest olete endid lahti riietanud vanast inimesest tema tegudega ja olete riietanud uude inimesse, kes on uuendatud õigesti tunnetama oma looja kuju järgi, kus ei ole ei kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, ei harimatut ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik on kõikide sees on Kristus. Nüüd Jumala sõna toob siin hästi välja, et meil on siin vana inimene ja uus inimene. See vana inimene, tema rääkis valet üksteisest ja toob välja selle, et me saaksime aru, et mis meie elus on toimumus ja Jumal laseb terve pika nimekirja asju siin välja lugeda, et me teaksime, kuidas nagu astuda uue sisse ja nagu see viirustõrjeprogramm, et kui need asjad esile kerkivad, millest me loeme, me teame, see on see asi, mis seda vana loomust toidab ja vana elu esile toob. Aga meil on uus elu siis ja Jumala sõna siis tähelepanu sellele, et me oleme vaimulikult täiesti muutunud, täiesti uue sisse astunud. Ja 1. Johannese 2.6 ütleb nõnda, kes ütleb enese tema sisse jäävat, see on ka kohustatud elama niisugust elu, nagu tema elas. Nii et Jumala sõna ütleb, et kui me vaatame Jeesuse peale, et siis tegelikult see, kuidas tema elas, see peaks nii-öelda meie elu peaks peegeldama seda täpselt samamoodi. Nii et Jeesus on meile väga hea eeskuju jätnud. Ja siin on üks huvitav asi, ma toon Salm 4 välja, et Jumal tahab, et meie elu läbi saaks Kristus avalikuks. Ta ütleb, et kui Kristus meie elu saab avalikuks, see on Jumala igatsus, Jumala unistus, et inimesed, kes on andnud oma elu temale, et see töö, mida Jumal on igas ühes meist teinud, et see mitte ei jää salaja kuhugi kapi taha peitu või meie koju, et ma olen selline omaette kristlane, vaid see peab saama avalikuks Jumala töö meie sees. Ja üks huvitav lugu on Vanas Testamendis, räägib kuningas Taavetis, kui ta veel oli noor poiss karjane. Prohvet Saamuel võidis teda, ta sai võitud ja Jumala vägi tuli tema üle. Piibel ütleb, Jumal oli koos temaga, aga ühel päeval seal karjane olles ütleb, et tuli lõvi, tuli karud ja ta läks ja hakkas võitlema nendega. Aga sellepärast, et ka seal oli midagi, mis tuli nii-öelda esile temas. Ta ei teadnudki sinna maani, et midagi taolist on tema, selline vägi on tema elus. Ja samamoodi meie eludes, et vahel me ei tea, mida Jumal on meie sisse pannud, kui probleemid kerkivad esile või teatud asjad kerkivad esile, siis me avastame, milline võimekus meile on antud tegelikult. Kui me ennem ei suutnud nii-öelda võib-olla halbade harjumustega hakkama saada, aga nüüd oleme tulnud Jumala juurde, järsku me avastame, ma saan hakkama, kuule ma ei vihastugi enam nii, nagu ma varem vihastusin, sellepärast Jumal on andnud meile võimekuse või ärritavus oli siin kirjas, et ma rääkisin ühe mehega, kes ütles, et tal oli enne
on nii lühikene süütenöör, tead, et iga hetke peale või iga väike asi ajas teda rivist välja. Ütles sellest hetkest, kui ta oli andnud elu Jumalale, ta avastas, et ta suutis kontrollida ennast. Kus kohast see tuli talle? See oli tema sees olemas. Aga nüüd ta avastas, et mul on võime kontrolli seda. Need Jumal on andnud meile selle võime ja nõnda nagu Taavet sai võidu lõukoerast ja karust, ta sai ka võime teistest vaenlastest üle olla, sellepärast see võimekus järsku sai ilmsiks tema läbi. Ütleb, et siin ka sõna, et näiteks enne ristile minekut Jeesus ütles midagi huvitavat, rääkides veel patussi. Johannese 14:30. Ta viitab kuradile, ütleb, ma ei räägi enam palju teiega, sest selle maailma vürst tuleb ja ta ei saa minust midagi. Nüüd laiendatud tõlge ütleb huvitavat, ta kirjeldab seda ja tal ei ole minule mingit õigust. Kuradil on mingit õigust minu elu torkida ja Piibel ütleb, et nõnda nagu tema oli, me peaksime elama samamoodi siin maailmas. Kuradil ei ole mingit õigust meie elud üle ja ütleb, tal ei ole minuga midagi ühist. Minus pole midagi, mis talle kuuluks, ja tal pole minu üle mingit võimu. Mis on huvitav asi, et see tähendab, et Jeesuse, tema sees, tema elus ei olnud midagi, mille pärast kurat oleks saanud tulla. Ja vahel inimesed, nagu nad ei mõista seda tõde, nad näiteks tulevad kogudusse, nad pahanduvad kellegi peale või mingisugune vimm tekib kellegi suhtes ja mida see teeb? See on midagi, mida vaenlane istutab selle inimese sisse ja kuradil on nüüd õigus tulla selle inimese ellu ja hakata rüüstama, sellepärast seal on midagi temast selle inimese sees. Aga Jeesus hoidis ennast pidevalt puhtana isa ees ja ütles, kuradil ei ole mitte mingit õigust tulla. Nii et kui me elame püha elu nagu Jeesus elas, see tegelikult blokeerib või suleb igasugust liiki uksed tegelikult kuradi tegevusele meie elus ja see hakkab pihta meie mõttemaailmast, meie hoiakutest, just need nähtamatud asjad, millest Jumala sõna räägib, et kui me sellega tegelema. Nii et seepärast ta ütleb ka, et surmake oma maapealsed liikmed siis. Päris julm väljendus, surma, selline väga vägivaldne väljend ja tegelikult on, sellepärast, et see nimekiri, millest ta siin räägib, et laiendatud tõlge ütleb isegi loomsed impulsid ja kõik maine, mis siis need isegi sellised viha ja need tulevad sellised väga jõuliselt esile, kui need vahel tulevad. Vahel inimesed ei suuda oma viha kontrollida, see on jõuline ja sellepärast Jumal nüüd kasutab seda sõna, et väga jõuliselt, lausa surma see, et nagu väga vägivaldselt alistada see. Ja kui me näeme ennast sellena, mida Jeesus on teinud meie elus, siis tegelikult me liigume selles suunas, kuhu ta on meid kutsunud. Amen. Ma loen veel Efeslaste kirja 4. peatüki ja 17. salmist. Ja siin Jumala sõna ütleb meile midagi väga konkreetset, jällegi annab ka meile teatud vastutuse. Ütleb, seda ma siis ütlen ja hoiatan teid issandas, et ei elaks enam nagu ka paganad elavad oma meele tühjuses. Nüüd see on üks huvitav asi kohe siin alguses. Me näeme, et inimeste probleemid väga sageli hakkavad peale nende valest mõtlemisest. Ta nimetab seda meele tühjuseks. Seda see on just see, millele nad mõtlevad. Ja vahest mõni inimene mõtleb, mina ei saa ju midagi teha, mul tulevad sellised mõtted, tulevad teistsugused mõtted ja ma lihtsalt mõtlen need ja need on mu peas. Ei ole. Kui ta räägib sellest, et me ei peaks elama nagu paganad oma meele tühjuses, järelikult me saame oma meeli kontrollida. Ja siis ta ütleb, kes pimestununa mõistuse poolest ja võõrduna Jumala elust, kes pole huvitav, ta räägib just, et see pimestumine hakkab peale just mõistusest ehk mõtlemisest. Ja neist pesitseva rumaluse nende südame paadumuse tõttu on südametunnistusest tuimaks jäänud ning endid andnud kõlvatuse kätte kõike rohpust tahtlisti tegema. Nüüd siin on huvitav kaks väga olulist elementi. Ta toob välja esiteks meie mõtlemise ja siis teisena ta toob välja meie südame. Ehk siis ka meie sisemise inimese, meie vaimse inimese. Ja need on tegelikult kaks väga olulist elementi, mis Jumal meie jaoks räägib, sest kui inimene saab kristlaseks, tema süda saab uueks. Tema vaimne inimene saab uueks, see luuakse uuesti. Ja nüüd järgmine protsess, mis hakkab käima, on see, et inimeste meeled peavad saama uuendatud. See on seesama just, et see mõtlemine peab saama muudetud. See on see, mis sel hetkel kohe ei muutu, aga see peab nüüd saama uuendatud. Ja ta räägib, kui nendes
mõlemas alad nii-öelda on probleemid ja inimene ei lase, nagu öeldakse, sellel uuel loomusel esile tulla, siis siit hakkavad väga paljud probleemid tulema. Ja siis ta ütleb 20. salmis siin samas edasi veel, aga nõnda ei ole te õppinud Kristust tundma. Kui te tõesti olete temast kuulnud, temas õpetatud ning nõnda nagu tõde on Jeesuses, et teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene. Et me peame meeles pidama, see väljend on, meil tuleb enesest ära heita. Ja siin on meie vastutus selle kohal. Jumal ei tee seda meie eest. Ütleb, kes ennast hävitab järgides petlikke himusid ja saada uueks oma meele vaimus. Nüüd see on see, millele ma korra juba viitasin. Ta räägibki just sellest samast meele uuendamisest, et saada uueks oma meele vaimus ning riietuda uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Ta kasutab huvitavat võrdpilti, ta räägib riietuda uue inimesega. Nüüd riietus on midagi sellist, mis on väljapoole näha. Nüüd see on see, mida ta ütlebki just, et see sama uus inimene peab saama väljapoole näha. Nüüd see on meie vastutus seda tegema hakata, see ongi siis ka just see, et see, mis me mõtleme, kui me mõtleme Jumala sõna ja kui meie südames on Jumala sõna pandud, siis et see saab ka väljapoole nähtavaks. Ja siis ta ütleb uue siis inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Ja nüüd ta ütleb edasi, mismoodi me peaksime elama. Huvitav on see, et see on kirjutatud kristlastele. Sellepärast jätke maha vale ja rääkige tõtt igaüks oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Nüüd, kas pole huvitav, ta peab kristlastele ütlema, lõpetage valetamine ära, kui ma sõnastan selle natuke lihtsamasse keelde. Ta ütleb kristlastele seda lausa. Ja see on see, et kristlased peavad seda meeles pidama. Vaata, vahel inimesed on sellega harjunud, et üks ikka vahest, see on niisugune valge vale või see on niisugune hädavale või igasugused asjad on ja nüüd see ei ole vabandus, see on vale ja kogu lugu. Nüüd 26. salm ütleb siit edasi veel, ta ütleb vihastuga, aga ärge tehke pattu, ärge laske päeva looja minna oma vihastusele. Nüüd teatud konfliktid või probleemsed asjad võivad tulla ja me peaksime väga kiiresti see korda seadma, just selles samas päevas. Kui sa oled abielus, siis see on kindlasti üks kirjakoht, mis tasub meeles pidada, on see, et sellest päevast tuleks asjad korda seada, kui tekib konflikt või midagi probleemid. Ja siis ta ütleb selle sama juurde järgmise salmina ja ärge andke maad kuradile. Nüüd see on meie vastutus, mitte anda kuradile ei maad ega jalatäitki. Lainud tõlge just ütlebki minust sedasama, et ei jalatäitki, see ei anna talle mingisugust kohta ega jalatäitki nii-öelda, teile võimalust kuskil tegutseda. Ja me näeme, see on seotud millega just sellega ka, kui inimene laseb vihastumisel ja ka sellele, et ta ei lepi nii-öelda oma elus edasi olla. Ja edasi ta ütleb, kes varastab, ärgu varastagu enam. Mõni võiks selle mõelda, aga hästi inimesed ei mõtle selliseid salme lugedes. Ta kirjutab kristlastele, lõpetage varastamine ära. See kõlab ka väga jõulisena. Nüüd see on see, et meil tuleb meeles pidada neid asju ja vaata, vahel inimesed võivad, nagu öeldakse, neid asju teha enesele aru andmata teatud vägagi veidratel viisidel. Siis ta ütleb edasi, et veel ärgu siis varastagu, kes varastab, ärgu varastagu enam, vaid tehku pigemini tööd ning soetagu vara oma käte tööga, et tal oleks jagada selle, kellel on puudus. Me näeme seda, et nagu öeldakse, inimesed peavad lõpetama varastamise ja hakkama tööd tegema. See on ka kristlastel üks hea tark meeles pidada. Ükski nurjatu sõna ärgu tulgu teie suust, vaid ainult seesugune, mis on hea tarvilikuks kasvatuseks. Et see pakuks mõnu kuulajale ja ärge kurvastage Jumala püha vaimu, kellega te olete otse kui pitseriga kinnitud lunastuse päevani. Kõik kibedus, äkiline meel ja viha ja kisa ja pilge jäägu teist kaugele ära ühes kõige pühaga. Siin on mitmed huvitavad sõna. Kibedus, äkiline meel, viha, kisa, pilge. Me näeme, üks asjad on asjad, mis meie elus ei peaks olema. Miks pärast, sest me oleme uueks looduks ja see on vana inimene, mida ta kirjeldab siin. Ja siis ta ütleb, aga olge lahked üksteise vastu, südamlikud, andke andeks üksteisele, nõnda nagu Jumal Kristusest teile on andeks andnud. Nüüd ta toob siia andestuse teema siia juurde. Ja siis 5. peatükk läheb edasi selle teemaga, vahest inimesed loevad ainult ühe peatükki ja loe järgmist edasi. Siis võtke nüüd Jumal enestele eeskujuks nagu armsad lapsed ja käige armastuses. Nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenesele
iseenese meie eest andnud anniks ja ohvriks, Jumalale magusaks lõhnaks, ja aga hoorus ja kõik roppus või ahnus olgu nimetamata teie seas, nõnda nagu sünnis on pühadele. Riivatus ja rumalad sõnad või tühised naljad, mis kõik ei sobi, vaid pigemini olgu tänu. Sest seda te teate, tunnetades, et mitte ühelgi hoorajal ega ropul ega ahnel, kuna ta on ebajumala ori, ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis. Nüüd siin on päris mitmeid selliseid erinevaid väga tõsiseid teemasid, mis ta käsitleb läbi, aga see üldine pilt on see, riietuge selle uue inimesega. Las see, mis sees on toimunud, see, et sa oled uueks looduks saanud, las see olla ka väljapoole nähtav meie elustiilis, meie tegudes ja meie käitumistes. Ja. 1. Johannese 3:6 ütleb, et ükski, kes jääb tema sisse, ei tee pattu, ükski, kes pattu teeb, ei ole teda näinud ega tundnud. Lapsukesed, ärgu ükski teid eksitagu, kes teeb õigust, see on õige, nõnda nagu temagi on õige. Kes pattu teeb, see on kuradist, sest kurat teeb pattu algusest saadik. Selleks on Jumala poeg ilmunud, et ta tühistaks kuradi teod. Ükski, kes on Jumalast sündinud, ei tee pattu, sest tema seeme püsib temas ja ta ei või pattu teha sellepärast, et ta on Jumalast sündinud. Nüüd aastate jooksul ma olen märganud seda, et see Jumala seeme või sõna, kui see saab inimestesse istutatud juba võib-olla varajases eas või vanuses, et näiteks lastetunnis või noortetöös nad on kuulnud kunagi seda, siis tegelikult see, kui see sõna on seal, see hakkab tootma seda jumalikku vilja. Ja isegi hiljuti või paari aasta jooksul ma olen näinud, kuidas inimesed on pöördunud kogudusse tagasi sellepärast, et nad on öelnud, et tead, ma kunagi kuulsin, aga tead, sõna või olin lastetunnis, aga see tõmbas või tiris mind tagasi Jumala juurde. See ei lasknud tal rahulikult olla patu sees, see iga asi, mis nii-öelda eraldab Jumalast, see on patt ja nad on öelnud, et tead, et ma pean tagasi minema ja see kasvas, sest keegi palvetas ja see istutatud sõna seeme seal hakkas tootma seda vilja. Ja üks huvitav asi, mida ta siin välja toob, on 1. Johannese 3:6 ütleb, et nagu me just lugesime, ükski, kes jääb tema sisse, ei tee pattu, ükski, kes pattu teeb, ei ole teda näinud ega tundnud. Nüüd see viitab sellele ka, et tegelikult kui lähedaselt me isiklikult Jumalat tunneme. Ja mõni inimene, ta võib käia aastaid koguduses, aga tal ei ole nii-öelda sellist isiklikku kokkupuudet või klikki toimud koos Jumalaga. Me võime näha seda, võib-olla mõned lapsed, nad on kristlikus kodus üles kasvanud, neid tuuakse kogu aeg koosolekule ja nad istuvad, kukununnud seal ja siis vaatad, nad lähevad omaette elama ja näed, kuidagi viisi nagu, mõtleme, mis nüüd vahepeal toimus, nagu läksid kodunt minema ja elavad nagu kõige hullemad patused seal maailmas. Miks selline asi juhtub? Sest nende aastate jooksul nad kuulsid sõna, aga nad ei õppinud isiklikult Jumalat tundma. Ja siin ta toob väga hästi välja, et ta ei ole näinud teda ega pole tundnud. Nii et kui me kasvame isiklikult Jumalale lähemale, siis tegelikult see põhjustab, et meie elu hakkab tootma ilusat vilja Jumalale, mis on Jumalale meelepärast. Nii, ma loen siin Jesaja 59, 1 ja ka esimesed 2 salmi räägivad natukene patust. Vaata, Jehova käsi ei ole päästmiseks lühike ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule. Siin ütleb väga selgelt tegelikult, et Jumalal on vägi olemas, ta on võimeline aitama, aga ütleb, ta ei saa midagi teha inimese elu heaks. Miks? Sellepärast patt seisab tee peal ees. Ja nii peab, kui see patt saab eemaldatud inimese elus, ta paneb suhted korda, sageli see võib olla täiesti kaaskristlastega suhted, võib-olla suhtumine isegi oma naabrisse võib see olla ja sellised väga lihtsad asjad ja kuidagi viisi Jumal ei saa liikuda. Peetruse kirjas ütleb, et meestele, et mehed, elage naisega targasti, et teie palved ei oleks tagajärgedeta. Ja see on väga lihtne asi. Mees võib olla selline, tead, macho kodus seal, tead, aerutab seal kodus ringi, ei naine, kus mu toit on, tead, või suhtumine on selline üleolev ja Jumal ütleb, okei, palu hüüa, tead, kraabi oma põlved või siniseks. Vastust ei tule. Miks? See on lihtne asi. Kodus
seal, kus keegi ei näe, seal on toimumas midagi inimese elus. Patt on tulnud vahele ja see on nii-öelda lahutanud, teinud vahe seina sisse. Jeesuse peale tuli risti peale, ütleb, kogu patt tuli tema peale ja ütles, isa, miks sa oled mind maha jätnud? Ja seal oli eraldamine. Nii et Jumal tahab, et me oleksime temaga lähedalt koos, et niipea, kui me palume, vastus on kohal. Ja Galaatia 2:20 ütleb nõnda, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese andnud minu eest. Nii et me laseme Jumalale või sellel elul, mille Jumal on pannud meisse domineerida, oma igapäevaseid otsuseid, mõtteid, kuidas ma mõtlen. Ja 2. Korintuse kirjas mulle meeldib üks näide. Apostel Paulus kirjeldab siis ühte olukorda, kus ta pidi tegema otsuse. Ja on näha, et kuidas ta lasi siis sellel Kristuse elul või rahul, mis temas oli, langetada see otsus selle kasuks. Amen. Ja siin ütleb, aga kui ma tulin Troasse, see on siis 2. Korintuse 2:12 ja 13 salmid, aga kui ma tulin Troasse kuulutama Kristuse evangeeliumi ja mulle oli uks avatud issandas, ei leidnud ma siiski rahu oma vaimus, sest ma ei kohanud oma venda Tiitust. Ma jätsin nad Jumalaga ja läksin Makedooniasse. Nii et me näeme siin hästi, et väga selgelt, et võimaluste uks oli, kõik tundus nagu loogiline, nagu hea, aga mingi element oli puudu ja ta vaatas, see rahu oli puudu, see tähendab, Jumal ei olnud asjaga kaasas, Jumal ei olnud asja kohal ja ta otsustas vastavalt sellele, mis siis tema vaimus oli. Efeslaste 3, loen veel salmid 16 ja 17, apostel Paulus palvetab ühe väga olulise palve ja osa sellest palvest ta ütleb, et Jumal annaks meile oma aurikkust mööda saada tugevaks tema vaimu läbi seespidise inimese poolest. Et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse. Nii et siit on näha väga selgelt, et elada Kristust välja oma igapäeva elus, sa pead olema tugev kristlane. Mõned ütlevad, et see usk on nõrkade jaoks, ei ole, see usk on tugevate jaoks. Sest nõrk inimene ei suuda välja elada seda usuelu, mida ta tuleb välja elada, nagu sa just mainisid, et ma riietun, et see hakkab välja paistma. Tänu Jumalale. Ja 1. Korintlastele 6:18 ütleb niimoodi. Põgenege hooruse eest. Iga patt, mida inimene iganes teeb, on väljaspool ihu. Aga kes hoorab, teeb pattu omaenese ihu vastu. Või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ja et te ei ole iseeneste omad. Sest te olete küll kalli hinnaga ostetud, austage siis Jumalat oma ihus. Et see on väga huvitav, võib-olla inimeste jaoks kõlab see väga karmina, kui ta ütleb põgenege hooruse eest ja siis ta räägib ka sellest patust, kui inimene teeb seda pattu. Aga ta lisab ühe väga olulise elemendi siia juurde, ütleb, või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva pühavaimu tempel. Ta toob välja just selle Jumala osa, Jumala, kes on meie sees elamas. Ja kui me saame aru seda, et meie ihu on Jumala tempel, tähendab seda, et see on see koht, kus tema on rääkimas meiega, tema on elamas meie sees. Ja see on seesama vanas lepingus oli ka, tempel oli füüsiline hoone. Tänasel päeval see tempel on meie ihu. See ei ole enam füüsiline hoone ja ta on meie sees elamas. See tähendab seda, et meie sees on vägi, meie sees on varustus, meie sees on jõud selle jaoks, et elada õigel viisil. Ja ma toon välja ka Rooma 12:1, mis ütleb veel, ma manitsen teid nüüd vennad Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Kas pole huvitav, et ta ütleb, et me peaksime andma oma ihud ohvriks. Ta ütleb, et need on elavaks ohvriks. Kui nemad ka vanas lepingus ja mingis mõttes me toome tänasel päeval ka ohvreid, me võib-olla anname kogudusse raha, samas me toome ka ülistuse ohvrit. Aga need on asjad, mingis mõttes me anname midagi ära, millestki loobume. Ja siin, kui me toome ka oma ihu, see tähendab seda, et me anname ka õiguse teha, mis meie oma lihalikus loomuses tahaksime teha. Me anname selle õiguse ära ja me anname Jumalale ohvriks. See tähendab seda, et Jumal on valitsemas meie üle ka meie tegude, meie elustiili, meie käitumise, sükeste asjade üle. Ja see on tänu sellele just, et me teame, ta meie sees. Nüüd see ongi see üks asi, kui me räägime
patu üle valitsemisest, siis see toimub just väga palju selle kaudu, et Jumal on valitsemas meie elus. Jumal on valitsemas ja ta on meie sees ja see teadlikkus Jumala kohalolust, Jumala ligiolust, see peab olema kogu aeg meiega.